Vaegkuuljate ühingus. Ma ei tea, äkki on veel, ma ei tea. Ja mis tähendab siis veel seda, et ma olen Eesti Vaegkuuljate Liidu rehabilitatsioonimeeskonna juht ja sotsiaaltöötaja. Lõpetasin 2013 kõrgkooli sotsiaaltööalal. Rohkem ma ei oska öelda. Pane järgmine. Nüüd kuulmine läbi ajaloo on siis sedasi, et hästi ei ole lugeda. Alates Egiptuse hästi vanast ajast, mis on kuulmisest üldse leitud, see on kasutatud minu lõputöö materjalidest, mis oli minule ka endale väga huvitav. On see, et alates Egiptuse vaaraude aegadest räägitakse kõrvast kui hinge sissepääsust, sünni ja väljapääsust surma puhul. Aasia mütoloogias ja keskajal on kõrv üks osa kristlikust usudoktriinist. Johannese evangeelium ütleb, ja sõna sai lihaks. Keskaja kunstiteostes on leida tõendeid, kuidas Neitsi Maarjal läheb uus hing läbi kõrva kehasse. Ja Neitsi Maarja jääb lapseootele. Gootika-ajastul 15. sajandil on maalitud inimese surma korral hinge lahkumist läbi kõrva. Ajalooliselt oli roomlaste intiimne suhe kõrva ja seda austati tingimusteta. Läänekultuuris põhineb enamik materjalidest rahvajutul. Inimene kui pilt on, aga sõna ei ole. Toome selle tänapäeva. Inimene kui pilt on olemas. Sõna ei ole, kuna ta ei kuule. Nii, palun vajuta. Sajandeid jõudis Jumala sõna truult kõrva taha. Sõna ise oli võõras kirjalikus vormis ning aru ei saanud. Siis jutlustajal oli käsk esitada liturgial jutlus kirikulauludena. Kirikutornid on nagu tagurpidi lehtrid. Kujutame ette, eks ole? Kirikutorn on nagu tagurpidi lehter, mis juhivad kirikuliste palveid taevasse Jumala juurde. Eks ole, kirikutorn on pikk torn. Et siis Jumal kuuleb paremini, see on sedasi mõeldud. Siis 16. sajandil tõi palju uusi teadmisi nägemise ja kuulmise kohta. Nii peeti silmi tähtsamateks kõrvadest. Sellest tulenevalt hakkasid vaegkuuljad ennast peitma ja oma puuet üle mängima. Umbes aastal 500 pani Rooma keiser Justianus oma nii-öelda kohtuotsuses aluse seadusele, mis on diskrimineerivaks jõuks kurtidele ja vaegkuuljatele inimestele ühiskonnas. Seesama kehtib ka praeguseni. Keelduda nimetamast neid kodanikeks ja võtta neilt ära kõik kodanikuõigused ning privileegid. Selline diskrimineerimine on kestnud sajandeid ja vaatamata progresseerivatele õigusnormidele kestab tänapäevani. Läbi aegade on olemas olnud muistsed nägijad, kuid kurtus on looritatud pimedusega. Kurtus tekitab enam alaväärsustunnet kui pimedus. Pimedust ei saa peita, kuid kurtust väga hästi, sest kurtus ei paista silma. Prillid annavad kandjale sõltumatuse, samas kuuldeaparaat seda ei anna.
kurte inimesi võrreldakse ettevaatlike tuvidega. Tuvi on eemal seisev, vaatab, kaalub, otsustab kõike toimuvat kõrval. Nii peetakse halvasti kuuljaid kavalateks ja ettearvamatuteks. Vaeg kuulja ei saa täpselt informatsiooni toimuvast, jälgib ta olukorda kõrvalseisjana, tunneb alaväärsust ja kõrvale tõrjutust. Kõik kehtib ka praegu. Oota, kas vahepeal ei olnud midagi? Ahah, nii, selge. Nüüd, ma küsin, kas te teadsite selliseid asju, et esimesena areneb välja kuulmisorgan inimesel, lootel on esimesena kuulmisorgan ja kui loode on 22 nädalat arenenud, siis tema juba tegelikult kuuleb. Kuulmisorgan on valmis tööks. Kuulmisorgan ei maga. See ongi see, et kui me oleme une ja ärkveloleku piiri peal, siis me vahel kuuleme midagi, aga me ei saa aru, kas see oli päriselt või unes. Siis seda te ilmselt teate, et inimene kuuleb ka koomas olles. Käiakse ja räägitakse inimestega, jutustatakse, siis minul oli väga suureks uudiseks teada saamine, et kuulmisorgan töötab veel 2 tundi peale seda, kui meie hing on maisest kehast lahkunud. Kuidas seda tõestati? Selle ma ei mäleta, ma võtsin selle välja uuringutest. Kes selle uuringu tegi? Teadlased on teinud. Kas teadlased tunnistavad, et hing on olemas? See on ka kiriku õpetatud, see on teoloogias, see on olemas. Pseudoteadlased. See on kõrvaarstide poolt tõestatud. Kaalutakse peale surma inimene kergem. Osa teooriad ütleb, et ammu lahkub hing, et inimene võib ka ilma hingeta olla. Nende kohta öeldakse tänapäeval ka, et hingetud inimene. Ei, sellel on teine tähendus. Teine tähendus. Sellel on hoopis teine tähendus. Hing on ikka see, mis meil jääb. Sest mina olen nüüd küll rohkem nii-öelda põhjapoolne inimene. Ja olen elanud väga pika elu hoopis Hiiumaal. Ja tean neid kombeid ja asju, et pannakse ju küünlad põlema, kui inimene nii-öelda ei hinga enam. Ja reeglina siiski, et me hoiaksime oma 2-3 tundi seda. Et hing liigub ringi, võimalusel avada aken, ukst, et hing saaks rahulikult minna oma teed. Aga see oli tõestatud. Ütlen kohe, kus ma selle võtsin. Oma lõputöös, mis oli mul kuulmisnõustamise osatähtsus vaegkuuljate toimetulekul igapäevaelus, oli mul professor Lamberti uuringud, saksa professori omad. Ja kui te tahate, siis mul on saksakeelne tekst seal olemas. Ma võtsin selle täiesti täna välja. Ja mis on nüüd ka kindel, on see, et kuulmist ei ole võimalik asendada, vaid on abistavad ja toetavad abivahendid. Siiamaani veel mitte. Nii, probleemid. Leidsin alles hiljaaegu väga huvitava asja. Tänu Jannole. Tema urgitses välja kusagilt artikli, mis oli pärit aastast 1926. Lugesin mina selle läbi ja mis ma leian, mis on probleemid. Puudulik hoolitsus kõrvade eest, me ei puhasta neid. See tähendab ka seda, et me peseme vee ja seebiga. Me ei tohi neid pesta tegelikult, sest seebivesi läheb kõrva.
jääb kõrva, me ei saa kätte seda. Tuleb vaigukorgi ummistused. Kõrva torkimine, tiku, juukseklambri, pliiatsi, midagi oli seal veel. Nii, see tähendab seda, et me lükkame tegelikult vaigukorgi sügavamale. Sest inimesed, nagu on inimesed erinevad, nii ongi inimeste vaik kõrvas väga erinev. Kellel on ta väga sitke, minul näiteks tänu aparaatidele, et tema üsna jookseb. Et ei tohi, nii. Kui vesi jääb nüüd kõrva pikaks ajaks või läheb mingi võõrkeha kõrva, tekivad mädased põletikud. Ja veel on kukkumised, vettehüpped, ka väikelastel, et kui hüppad vette, siis veesurve surub kõrva ja võib suruda trummikile kätki. Nüüd, millised probleemid on aastal 2015? Näete, kõik on täpselt sama. Aga mööda on läinud 90 aastat. Nii, siis tekib minul järgmine küsimus. Kas me oleme nüüd targemad? Või olid siis inimesed targemad? Või me ei õpi midagi? Ja me ära unustad seda. Täpselt sama, et see oligi minu jaoks väga suur üllatus. Mitte midagi uut siin maailmas. Nüüd, näete, selline vanemat sorti abivahend, mis ei paista hästi. Just kui jalutuskett ja kuulatakse sellega nende siin kõrval. Nii, võta järgmine. Nüüd on valik läbi sajandite kuulmisabivahendeid. Nii, lase edasi. Jah, 90, jah. See 30. No, võid edasi. Või tahate veel vaadata? All on prillid. Prillid koos kuuldeaparaatidega. Mina küll tahaks selliseid. Kaks ühesti. Nüüd siis on, mis on tänapäevasemad kuulmist abistavad vahendid? Kõrvatagused, kõrvasisesed aparaadid, spetsiaalsed telefonid. Mul on siin ka olemas igasuguseid telefonivõimendid. Seda minul ei ole. Millis välja näeb? Võid edasi lasta? Lase edasi. Nüüd on kõnevõimendid, mida kasutatakse telefoni juurde, on sealpool otsas see valge. Kodune häirekeskus. Mul on olemas suitsuandur, aga suitsuanduri juurde saab lisada ka uksekella ja telefoni tegelikult komplektile. Silmus. Aga toonitan teile, et silmust ei saa kasutada ilma kuuldeaparaatideta. See käib lisaks. Nii, lase edasi. Nüüd on siin veel otsakud. Standardotsak ja individuaalotsak on seal. Äratuskell ja käe peal olev äratuskell. Nii, lase edasi. Nüüd on kommunikaatorid. Minu oma on siin, millega mina käin koolitustel ja sageli ka loengutel. Liiga veel tahad või? Kuidas? Seda saab näidata või näha, ma jätan siia peale vaatama. Siis on olemas infrapunakommunikaator, millega ma vaatan. Too see lava pealt. Et meil on see, meil on ka kommunikaatoritega siin koha peal võru jaoks proovimiseks olemas. Sellega mina vaatan telefoni. Kogemust võite küsida Janno käest.
ja anna eile proovis järgi. See on teleka taha. Räägi valjemini, palun. Et see käib teleka taha ja siis on juhtmevaba nagu infrapunasüsteem on ja siis on väga hea, jah. See käib kõrva. Aga need peavad olema ühenduses. Jah. See on saat ja siin on vastuvõtja. Ta on natuke ebamugav, ma ütleks. No, ei saa ikkagi. Et siis ei sega nagu... Mis siin on see hääle võtta? See vastuvõtja. Aga samas... Ja sealt saab keelata. Aga samas on see, et ta käib otse teleka taha. Et siis ei sega teisi. Hääl tuleb otse telekas. Et teleka ta on puhas heli. Et noh, mitut head asja ikka korraga ei saa ju. Nüüd pisut rehabilitatsioonist. Mis on rehabilitatsioon? Puuetega inimeste rehabilitatsiooni eesmärk on õpetada tema muutunud olukorras võimalikult palju ise toime tulema. Taastusravi on hoopis teine. Taastusravi on see, kui teil on käsi katki, ei taha liikuda, lähete, saate oma protseduurid kätte ja see käsi hakkab liikuma. Aga rehabilitatsiooni, me ei saa ju kuulmist tagasi. Me peame õppima selle olukorraga edasi elama ja ise toime tulema. Siis teenuse käigus, mis temaga tehakse? Rehabilitatsiooni teenuse käigus hinnatakse isiku toimetulekut ja kõrvalabi vajadust. Lihtne tavaline kuulmislangus ei tekita meil väga suuri probleeme. Aga minul näiteks on praegusel hetkel sellised toredad sõbrad kõrval. Eile oli Janno, siis on Einar. Kui minul härra mineer tõmbab jalad alt ära, siis võtan mina kinni. Ma olen õppinud haarama. Et ma ei kukuks, sest ma olen õppinud iseennast tundma. Ma tunnetan üsna kiirelt ära, kui ta hakkab mulle külla tulema. Ja siis on minu esimene reaktsioon silmad kinni ja kohe raban kuskil. Aga see võib täiesti suvaline inimene ka olla. Või mis koht? Et ma olen nüüd suutnud ikkagi nii, et ma väga palju ei kuku. Aga eelmisel aastal ta kukutas mind seliti. Ikka mitmeid kordi, jah? Et piisab pisikene takistus selja taha. Noh, mida sa ei näe? Mulle jalg vastu tema jalga. Ta võtab eest ära selle. Jalg läheb vastu tema jalga ja mina olen pikali. See käib momentaanselt. Ja see siis ongi, et kuidas toime tulla, kuidas selle stressiga toime tulla, mida selleks teha, kuidas mõista, kelle käest abi küsida. See on rehabilitatsioon. Et saada ise toime. Ma saan ise toime. See on ju kõige suurem asi, mis üldse on. Mitte sõltuda täielikult teistest, vaid saada ise. Nüüd rehabilitatsioonis ongi, et tegeletakse puuete inimeste nõustamisega erinevatel teemadel ja just nimelt parandada sotsiaalset ja tööalast toimetulekut. Sest vaadake, kui te hästi ikka ei kuule, kas te lähete välja igale poole? Ei lähe. Ei, mis ma sinna lähen? Ma nagunii ei kuule, mis ta räägib. No jah, no ma ei saa ju minna, ta tahab mulle salajuttu rääkida, aga ma ei kuule ju. Ja niimoodi ei minta. Nüüd Eesti Vaegkuuljate Liidu rehabilitatsioonist. Meil on olemas 5 erialaspetsialisti. Kõik on kõrgharidusega, on siis psühholoog, tegelikult on 2 psühholoogi, on ka venekeelne psühholoog olemas. Siis on kõrgharidusarsti teadustes, meil on doktor Ene Post, väga pikaajaliste kogemustega. Sotsiaaltöös on ka 2 spetsialisti meil kõrgharidusega. Füsioterapeut on meil kõrgharidusega,
keskharidusega. Eripedagoog on meil lausa 2-kordse kõrghariduse, on magistri lõpetanud. Ja logopeed on ka kõrgharidusega. Ei, nemad, see meeskond töötab Tallinnas Eesti Vaegkuuljate Liidu juures. Aga sinna võib iga üks tulla. See on mõeldud teenindamaks vaegkuuljaid üle Eesti. Eesti tellimisega. Ei, sest need hakkavad praegu kõik muutuma. Rehabilitatsioonid hakkavad kõik muutuma. Kuidas täpselt? Ma hetkel ei oska veel täpsustada, kuna Sotsiaalkindlustusameti koolitus rehabilitatsiooni meeskonnale on 20. Mis peaks olema siis suhteliselt lõplik? Peab olemas arsti saatekiri ka või? Ei pea. See on abivahendi, aga rehabilitatsioon võin ma kindlalt öelda alles peale järgmist teisipäeva. Sest praegu on kõik väga lahtine. Nüüd siis rehabilitatsiooni raames Eesti Vaegkuuljate Liit viib läbi programmidena. On eraldi programm vanemaealistele ehk sotsiaalne programm, mida hakkab uue seaduse kohaselt läbi viima ja teenindama Sotsiaalkindlustusamet. Ja tööealiste puhul on Töötukassa. Ja meil on need erinevad programmid olemas. Vanemaealiste puhul ongi mõeldud seda, pandud rõhku suhtlemisele. Me koos kohe suhtlemegi erinevalt, kogemuste vahetamised, küsimustele vastamised ja siis on ka veeprotseduurid lõõgastuvad. Et tegelikult on veeprotseduuridel ja saunadel väga oluline roll, kuna need lõdvestavad lihaspingeid ja vabastavad ja hingamisele mõjuvad ka hästi. Tööealistel on rohkem rõhku pandud sellele, et millised probleemid temal tekivad töökeskkonnas ja kuidas neid saaks vältida, kuidas ma oskaks õieti midagi küsida, kui julge ma olen, et ma ei kardaks öelda, et ma tõesti ei kuule. Siis, millised teenused on Eesti Vaegkuuljate Liidul? On füsioterapeudi teenus, kes koostab individuaalsed harjutuskavad. Me teeme ka koos harjutusi. Individuaalne tähendab seda, et vanemaealistele tehakse erinevad, mis on mõeldud tõesti juba seal vanuses 70 ja rohkem. Sotsiaaltöötaja teenus, perenõustamine. Vaata, selle teenusega on nüüd sedasi, et kui mina küsin, kuule, kas on nõustamist on vaja, siis kuulen mina, mis ma kuulen vastuseks? Ei ole. Ei, mul ei ole. Me räägime teinekord Markoga pikad jutud maha, Jannoga, siin on veel kellega. Ja kui ma siis küsin, et kas sa nõustamist tahad? Ei. Aga kuule, mida me praegu tegime? Vaikus. See oli nõustamine. See oli nõustamine ju. Teie jaoks, meie jaoks suhteliselt. Ja. Me sain targemaks. Vot. Aga õige nimega on see teenus. Ja. No paraku mina pean siis nüüd olema selle kahe keele vahel nii-öelda, mida ma nimetan, üks on akadeemiline keel ja teine on see lihtne keel. Eks ole, see igapäevane. Nii, igapäevane on see, millega ma praegu teiega räägin. Aga akadeemiline juba tuleb see, mis ma sinna pean kirja panen. Ja veel kolmas variant on see, mis läheb Sotsiaalkindlustusametisse. See on veel erinev. Nüüd eripedagoog teeb ka ja logopeed. Tehakse täielikult logopeedilisi harjutusi, õpetatakse hääldama korralikult, kui ei tule välja. Ka saab parandada diktsiooni natukene. Et on asjad pisut siiski õpitavad. Kõike loomulikult ei saa.
ja mõni asi võtab väga kaua aega. Nii, programmidest oligi meil juttu ja siis programmidelt on siis niimoodi, et üritame kaasata erineva sunnitlusega spetsialiste ehk siis meie meeskonna liikmeid. Kui ma tean, et mul on tööealised vaegkuuljad kohal, siis ma arvestan sellega, kuidas nemad kuulevad või on mul sellised sees, kes viiplevad. Kuna mina ei oska veel hästi, ma ei oska üldse viipekeelt, alles õpin seda nüüd, siis sel juhul kaasan mina näiteks eripedagoogi. Kuna meie meeskonna eripedagoog on ka viipekeeletõlk, siis saan mina teda kaasata ja mul on olnud olukordi, kus ma ei suudagi sellele vaegkuuljale selgeks teha, ka mitte lihtlausetega, et lauses on 3 sõna, ka niimoodi ei suuda selgeks teha. Siis kutsun mina eripedagoogi, palun tule aita. Sest viipekeele kõne on teistsugune, kui on meie eesti keele kõne. Hoopis teistsugune. Ja tänu sellele on ka arusaamine teistsugune. Nii. Ja kui me teeme programme, praegusel juhul on meil leping Värska sanatooriumiga, siis on ka ööpäevaringne majutus olemas. Mis seal veel on? Nii, aga see oli lühidalt. Aitäh kuulamast. Aga küsige. Aga kas Värskasse sinna saamine on siis nii nagu ette teatamiseks või kuidas see käib? Meile saab, nagu ikka, tuleb võtta suunamiskiri, teatada meile rehabilitatsiooniasutusse, mina registreerin ära ja siis on meil järjekord. Selleks aastaks on raha läbi. Sellepärast, et neid rahasid ei anta üldse mitte nii palju, kui oleks vaja. Ma ütleks, et me saame vähem kui pool küsitud rahast. Küsitud 2 korda rohkem saate veel. Jah, võt see võib ka olla variant. Aga järgmisest uue seadusega hakkab asi teistmoodi käima. See raha, kui teie olete saanud oma suunamise kätte, see raha hakkab koos teiega liikuma. Enam ei olene sellest, kas asutusel on raha või ei ole. Jah. Et siis tulete oma selle raha. Aga ma ei usu seda. Ta juhtub alles järgmine aasta. Ta lükatakse edasi pool aastat, ta jõustub järgmine aasta. No võib-olla jõustub. Ei jõustub, lükatakse edasi pool aastat, tähendab 2017 ja juba. Ei oska öelda. Ei, no siin räägitakse juba see. Aga saan teada. Ei juhtu midagi. Ei juhtu algus oli meil plaan. Sellepärast, et ma ütlen, et Sotsiaalkindlustusameti suurtemad asjapulgad tulevad teisipäeval käes. Mida on nemad otsustanud ja siis hakkab välja tulema mingisugust vead. Aga aitäh teile! Aitäh! Võiks natukene rääkida sellest, mis meil viimati oli see, kuidas hakatakse jagama neid aparaate. Jah, Janna teile peab.